Mulgimaa on ajaloolis-kultuuriline piirkond Eestis, mis tänapäeval jaguneb mitme omavalitsuse vahel. See on ikka nii olnud, et kui mulgid kokku tulevad, siis nad laari mulgiputru tulele panevad. Mulgipudru valmistamine ja söömine on saanud lahutamatuks osaks mulkide pere- ja kogukondlikus kooskäimisest. Täna on kogukond pika laua taha kokku tulnud, et mulkide jaoks tähtis pärimustoit ühiselt UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja esitada. Loomulikult ei puudu sellelt armastatud mulgipuder. Nii et mina olen seda mulgiputru söönud küll ja küll. Ja ma arvan, et kõik me teeme selle nimel, et see jõuab sinna UNESCOsse, nii et paneme õlad kokku, ninad ka vaja, kui kokku panna ja suu pudruseks. Toidul on väga suur ühendav jõud ja vanasti, kui söödi tihtipeale veel ühest kausist ja pekitükid olid veel kuskil kõrval ja igalühel oli oma lusikas. See lähendab väga, väga palju, kui sa ühte asja sööd ja siis nii kui sa räägid ühte keelt ka. Ja kui sa sööd ühte toitu, siis sa räägid veel rohkem ühte keelt. See ongi nii. Kuule, aga teemi tähempe seda kärutädi putru. Et Elis, ole koori sina kartule, mina hakkan liha praatma ja kamba peale saab ta rutemp valmis ka. Pudru valmistamise ja söömise traditsiooni antakse edasi peamiselt perekonniti vanematelt lastele. Õie on põline mulk. Oma pudru tegemise oskused on ta saanud oma vanavanematelt. Seda putru on tehtu Iidamast, Aadamast. Et minu ema praegu oleks ollut, kui ta elunost 102 aastat vana ollu, aga vanaema oli juba tuu, kes toda putru tei. Nii et see pudrul on ikka hästi pikk ajalugu. Täna on kokku tulnud mitu põlve perekond Pavelsone ning ühiseks õhtusöögiks pannakse podisema mulgipuder. Ei ole nii, et mina üksinda raban, kõik teevad ööd. Õie jaoks on oluline oma retseptid lastele ja lastelastele edasi anda ning väikesed on alati varmad koos vanaemaga köögis askeldama ning töid jagama. Ega ta ei olegi nagu ütekõrra puder, teda tasubki teda rohkem. Ega siin maal meil ju pooti ligidal ei ole enam. Ja siin tulebki, kui teed, siis teed ikka, et tõses päevas ka jagub midagi ja tõenäoliselt jagub 3. päevas ka midagi. Mul ongi puder valmis ja nüüd kiksime sööma. Võta näpuge ja. Ega see puder kallilt kätte ei tule, aga täidab kõttu. Et ei see kartulmassa palju, see kruupimassa palju, aga kõttu ta täidab. Täitsa nii, nagu peabki olema. Võib saada ikka parem pilt, jah. Õkva hää. Mulgiputru pakutakse Mulgimaa toidukohtades, koolides ja lasteaedades. Samuti külade ühisüritustel, talgutel ja rahvapidudel. Kollektiividele valmistavad putru kogukonna meistrid ja õppinud kokad. Mulgimaa lasteaedades ja koolides on sellest saanud tavapärane söök, mida suurele kooliperele pakutakse vaadet üle kuu. Esimene vahetus oleks veel need väiksed, need oskavad veel eriti tänulikud ja niimoodi. Nemad on jah, see teismelised, et no, need võib-olla ei näita nii välja, aga need väiksed on eriti tänulikud ja nemad tulevad ütlema, et see oli väga maitsev, jah. Pakume lastele üle ühe kuu kuskil, võib-olla ka natuke harvemini, aga meie lapsed söövad kooli või seda mulgiputru väga-väga hästi. Võib-olla nad on ka harjunud, sest nad on kogu aeg nagu saanud. See on ikkagi puder, väga hea puder. See on ikkagi Viljandimaa puder. Väga hea täidab kõhtile värki. Ja. 10-10. Nad küsivad, mis
see UNESCO on? Seletasin teile. Et teil kodu nüüd edasi ikka mulgiputru ju ka? No pigem on see siuke harv juhus, et siis kui rohkem aega on aga ikkagist on tehtud ka. Ja, et oled ka kodun söönu, et ole, aga koolin on teil ju päris tihti mulgipuder. Koolis on tihti ja see on väga alati hea päev. Jah, sulle meeldib mulgipuder, jah? Tänapäeval on mulgipudru õpituba üks osa mulgikultuuri õpetuses koolides ja huviringides. Seda nii noortele kui ka täiskasvanutele. Laande Alli on mulgikeele õpetaja, kes annab tunde lasteaedades ning koolides. Aga nüüd ma arvan, et... Täna on August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis tema tundi tulnud 2 poissi ja 2 tüdrukut ning ühes õpitakse valmistama mulgiputru. Mikke pärast me siis nüüd siin vana inime teid pea õpetama, kuidas siis nüüd seda putru tehta, et mikke pärast ma pean teadma, et see puder on ja mis te arvate? Seda rahvakultuuri elus hoida, et oleks ikka neid inimesi, kes ükskord teaks, mis see mulgipuder on ja mis sinna sisse käib ja kuidas seda teha. Väga õige. Mulgipudru tegemine on lihtne. Enamasti pannakse pooleks lõigatud või tükeldatud kartulid poti põhja ning valatakse eelnevalt leotatud tangud peale. Lisatakse veidi soola ja keedetakse, kuni kartulid ja tangud on pehmed. Kui kartulid ja tangud on pehmeks keenud või hautatud, segatakse nad segamini. Praetud sealihakõrned segatakse pudru sisse või pakutakse neid pudru kõrvale. Järjest enam valmistatakse putru lihata ning kõrned asendatakse sibulate ja seentega ja lisandiks võib pakkuda pohli või kõrvitsat. Kõrvale juuakse hapendatud piima. Pudru komponendid on kogu Mulgimaal enamasti samad, aga iga pere valmistab seda natuke isemoodi. Mulgi inime ütleb jakku levale ja see tähendab seda, et seda leiba jäkkus meil ja no mina siis arva ka, et siin koolin ja me te Mulgimaal seda leiba jäkkus, et nüüd katsume siis lastetettu putru. No kui ma seda lauda täna vaatan, siis mul tuleb lapsepõlv meelde. Selles mõttes, et kui mina koolis käisin, ema isa elasid seal Ainekülan ja mina käisin siin korteris. Aga nädalavahetusel läksin koju ja seal pandi alati kaasa, eks ole. Tolle aeg ikkagi vaesem aeg söögiga ja siis tehti mulgipuder 3-liitrisse purki, eks ole. Ja kõrvits 3-liitrisse purki. Ja siis ma nädal aega sõin seda, eks ole. Mulgipudru valmistamise ja söömise traditsioon aitab koos hoida peresid ja kogukondi, võtta aega koos olemiseks ja vältida kiireid ebatervislikke ampse. Mulgipuder hoiab meie inimeste füüsilist ja ka vaimset tervist. Minu arvates ta on väga tark toit, kui targad tohtrid ja toitlusnõustajad räägivad, et tervislik tasakaalustatud toit. Meil on ühesugune, selge. Pange siit. Selge. See on ainult positiivne. Tegelikult mulgipudrul on kõik ühesugused komponendid, aga kõik oleneb sellest, kuidas seda tehakse. Iga perenasjal on oma nipp. Ma vaatan, sa paned sibulat täiesti pooleks kartuliga. Ja, aga sibula pannud sisse ja see annab sellise teistsuguse. See võtab selle, et maitsainid panema ei peagi. Kogukonnaga koos käies katsetatakse erinevaid retsepte ja jagatakse kogemusi. Peetakse mulgipudru võistlusi ning rahvas, keda alati on selleks puhuks palju kokku tulnud, valib oma lemmiku. No nii, ja mulgisöögifestivali parim mulgipuder 2022 August Kitzbergi nimeline gümnaasium! Mulkide jaoks on mulgipudru traditsioon osa ajaloolisest pärandist, mida iga kogukonna liige põlvest põlve edasi kannab. Eesti on väike, vaid 1,3 miljonit elanikku, kellest mulke 20 000. Kultuuriline mitmekesisus on meie riigi tugevus ning paikkondliku kultuuri tundmine ja avatud kooskäimine aitab mõista kultuure ja rahvaid meie ümber. Laua taha mulgiputru sööma on oodatud kõik.